Ega viimasel 10 aastal polnud enam eriti suurt vahet selles, kas sa läksid endale Mercedes-Benzi poest uut sedaankirega autot soetama või siis näiteks A ja M-i uut ülikonda ostma. Jah, vahe oli vaid suuruses, nii ülikonda said endale valida kas SM või L möödus ja nii ka Mersu sedaani, kas CE või S-klassi tähisega. Jah, muidugi olid seal väikesed erinevused tikandis ja disainilõigetes, aga nendest arusaamiseks pidi olema tõeline autoinsener või siis rätsep ja paljud inimesed kartsid selle uue E-klassi ootuses, nagu ootaks koodi lihtsalt ühte keskmises möödus ülikonda, sest et olgem ausad, uue põlvkonna C-klass oli ju nagu lihtsalt vähendatud versioon S-klassist. Õnneks, nagu juures olevalt pildilt näha võib, on Mercedes lõpuks otsustanud ka veidi arendustööd teha. Tere tulemast taaskord kaaselama Naisfluksuri proovisõidule. Uue E-klassi disain on tõesti selgelt eristuv ja tema esiosa näeb välja lahe, kuid seal iluvõrra ümber on natukene mõttetut musta plastikut, tagaosas on samas väga lahedad põleva Mersu embleemiga tagatuled, kuid paraku kogu emotsiooni kisub alla täiesti võltsid väljalasketorud tagaosas. Tagaistujatel on jalaruumi lahedalt ja ka pearuumi on seal piisavalt, paraku keskmisel reisel võib olla seal ebamugav suure kardaanitunneli tõttu, aga selle eest on istuda seal väga mugav ja 4-tsooni kliima on ka seal olemas. Pagasruumi mahub talle 540 liitrit, aga pistikhübriidil vaid 370 liitrit. Ja ka õhkvedrustust ja 4 krooli, mis saab talle. Interiööris on olemas kokku integreeritud 2 suurt superekraani, muidugi kõrvalistuja oma kuulub lisavarustusse ja need on väga hea graafikaga, aga seda digitaalsust on kohasti seal nii palju, et tekib tunne, et nagu siin oleks võimalik ära uppuda. Muidugi on olemas liitreaalsusega navigatsioon, massaaži, istmesoojendused ja igasugused võimalikud vähegi moodused sinu elu veel huvitavamaks teha ja ka häälkäsklusete jaoks ei peas enam lausuma hei Mercedes, aga see tähendab seda, et kui sa üksinda sõidad ja mingit juttu pobised, võib auto arvata, et sa soovid taga suhelda ja hakata kaasa rääkima, mis pole just nii tore, aga selle eest on olemas seal 20 kõlarit Burmesteri helisüsteemiga. Paraku on muidugi enamus materjale seal esmaklassiliselt, kuid leidub ka odavaid plastikdetaile ja veel on see, et katuseluuk ei käi täies ulatuses lahti. Ja ka puututundlikud roolinupud on ebamugavaid kasutada. Ning lisaks on tal olemas sellised ukselingid, mis avanevad vaid siis, kui sa oma mobiiltelefoniga lähedale lähed ja auto sind ära tunneb, aga alati need kuigi hästi ei avane ja mis saab üldse siis, kui sul peaks olema telefoni aku tühjaks saanud. Nii, et siis sa lihtsalt autosse ei saa, aga sellegi need väiksed puudused korvab täiesti küllaslik mootorivalik. Mootoriruumist roonivad tal E200, mis omab endas 2-liitrist turbobensiini 147 kilovatti ehk 200 hobujõuga või siis samasugune mootor, ainult diiselmootor, turbomootor ja 197 hobujõulisena. Ja lisaluguseid annavad ka rahva tungival soovil muidugi 3-liitriste töömahtudega R6 turbomootorid ehk siis diiselmootori puhul 270 kilovatisena 367 hobujõulisena ja bensiini puhul 380 hobujõulisena. Pistikhübriidid on olemas tal ka ja need on olemas 2-liitrised turbodiisel ja turbobensiin ja üle 300 hobujõudu, ühes versioonis lausa peaaegu 400 hobujõudu. Kütusekulu jääb tal 5-8 liitri vahemikku ja tema hinnakiri algab 67 000 eurost ja kõik versioonid varustatakse tal klassikalise 9-käigulise automaatkäigukastiga ja ägedatel kiirteedel suudab ka ta natukene ise roolida, juhul kui juht muidugi teed jälgib, aga muidugi Eestis seda teha ei saa, vaadates kui usinalt meil ehitatakse 4-realised teid, siis läheb võib-olla oma paarkümmend aastat aega, kui sa saad seda oma uue E-klassiga meie teedel proovida, aga kusagil Saksamaal või Ameerikas saad sa seda kindlasti teha.
selline on uus E-klass, ei ole ta päris puudustevaba auto, kuna Mersu pole ju nii ammu täiesti eristuva disainiga autot disaininud, kuid sellegipoolest on tegemist vaieldamatu uue Nobel sedaaniga. Meie teiega kohtume juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.